Mu nimi on Tiiu Lausmaa ja ma lõpetasin EKA 2018. aastal maaliosakonna ja hetkel on siin Staapeli galeriis mu esimene isikunäitus nimega Õhkõrnad narratiivid, mis ei ole küll maalinäitus, vaid joonistuste näitus. Selle näituse kontseptsioon tuleneb suures osas minu EKA lõputööst, mille ma tegin siis 2018. aastal ja tol korral olid need joonistused maalikavandid. Ma tegin osalt joonistused, osalt maalid oma lõputööks ja ma tahtsin alati teha ühte näitust, mis oleks ainult joonistustest, nii et see ongi see näitus. Ma arvan, et selle näituse idee on tegelikult seotud sellega, kuidas ma üldse alustasin joonistamisega lapsepõlves, et see oli alati kuidagi seotud mingite narratiividega, näiteks kas või sellega, mis ma mõnest raamatust lugesin ja mis ma televiisorist nägin või midagi, et alati kui ma joonistasin, siis oli seal mingi lugu ka juures. Ja ma arvan, et kui ma sain täiskasvanuks, siis ma hakkasin kuidagi nendest lugudest teistmoodi mõtlema, et ühest küljest paljud niisugused lood, millega sa kokku puutud, muutusid kuidagi endast kordavaks ja selliseks nagu igavaks. Ja teine asi oli see, et kuidas ma hakkasin aru saama sellest, et inimesed loovad endale oma elus mingeid lugusid oma peas ja et see ei pruugi olla üldse tõsi. Infoajastu selline ülekülluse teema, et sellises info ülekülluses, kus sul võib-olla on väga raske millessegi kindlalt uskuda või arvata, et sa midagi kindlalt tead, on üha raskem luua selliseid lugusid. Ja ma pikka aega kuidagi võib-olla inspiratsiooni mõttes just maadlesin sellega, et see endine kontseptsioon või see, miks ma joonistasin, miks ma kunsti tegin, oli kuidagi läinud ja siis sinna asemele oli midagi raske saada ja selle lõputöö raames ma kuidagi läksingi võib-olla tagasi selle loo jutustamise aspekti juurde, aga üritasin siis võib-olla integreerida seda, mida ma vahepeal olin hakanud lugudest mõtlema. Ja et ma arvan, et umbes niimoodi see näitus midagi sündis. See ruudu formaat tuli siis ka sellest lõputööst, et selle idee andis mulle Kristi Kongi, kes oli mu lõputöö juhendaja ja millegipärast mul hakkas see just jubedalt meeldima. Ja siis ma otsustasin, et okei, see ruudu formaat kindlalt jääb. Kui rääkida mingist paberi ja sellisest valikust, siis ma kasutasin siis sellist spetsiaalset markeripaberit enamiku nende puhul ja ka suhteliselt häid kvaliteetseid markereid, mis on hästi oluline. Mulle kuidagi alati meeldinud väga sellised suhteliselt pikad pealkirjad, kui kunstitööl on pikk pealkiri, siis millegipärast mulle see meeldib. See on isiklik maitse eelistus sellist. Ja siis ma arvan, et ma üritasin mingit sellist stiili ise ka tekitada ja et kuna kogu selle näituse või kõigi nende tööde mingi mõte on selles, et ma kuidagi töötan läbi enda kõiki neid väliseid teemasid, siis see on pealkirjad kuidagi seal on alati mingi seos minu enda sisemaailma ja mu enda
teemade ja samas nagu välismaailmast tulenevate impulsside vahel, et ma nagu mõtlesin võib-olla mingite niisuguste catchphrase'ide peale, mis liiguvad igal pool internetis ja meie ümber ringi ja mis mind nagu nende catchphrase'ide puhul vaelub, on võib-olla just see, et kuidas see mõte nagu kaob seest ära, et kui sa nagu mingit sõna korrutad, et siis ta nagu muutub kuidagi seest tühjaks. Et jah, et võib-olla pealkirjade puhul minu jaoks ma üritasin tekitada nagu mingit pinget selle nagu sõna täidetuse ja tühjuse vahel, et see oleks nagu mingi nihestatus sees, et see oli nagu mõte. Kindlasti nagu pealkiri on seotud tööga ja ma arvan, et samas nagu kindlasti ma ei tee neid töid niimoodi, et sa pead teadma pealkirja, et saada sellest aru või sellist, et seda võib vaadata vabalt ilma pealkirjata ja või siis koos, et see nagu minu jaoks võib-olla, et see nagu ei seleta seda töö sisu, et sa ei pea nagu selles mõttes teadma, mis see pealkiri on, et seda näha. Et alguses, kui ma neid värvilisi seinu nägin, siis see oli nagu natuke niisugune murekoht küll, et ma hakkasin mõtlema, et kas ma peaks nagu oma siis joonistuste nagu värvigammas sellega arvestama ja tegemagi võib-olla kuidagi temaatiliselt selle järgi. Aga päris seda ma siiski ei teinud, et ma natuke mõtlesin nende värvide peale, aga mitte liigselt. Ja ma arvan, et see tegelikult toimib päris hästi ikkagi. Mul on selle üle hästi hea meel. Et mul on hästi palju selliseid erinevaid teemasid, millega tahaks edasi tegeleda. Põhimõtteliselt mind ikkagist huvitab nagu maalimine, joonistamine ja figuratiivsus, et sellest ma nagu ei näe otseselt põhjust loobuda. Aga jah, näiteks kas või seesama narratiivsuse teema, ma arvan, ei ole nagu üldse mitte läbi, vaid ma alles alustasin kuidagi selle protsessiga, et aru saada, et kuhu see mind viib või mis ma sellest kõigest üldse mõtlen. Et ma mingil määral tegelen sellega kindlasti edasi ja mis minu jaoks on nagu olulised teemad on näiteks feminism, naiste õigused ja kindlasti ka keskkonnakriisiga seotud teemad, et ma usun, et umbes sellistes suundades ma vist edasi liigun. Eks Eesti kunstimaastikul on palju selliseid kunstnikke, kelle looming mulle väga meeldib. Et see on alati kuidagi see, et kui küsitakse, siis ei tule ühtegi nime meelde, aga praegu ma näiteks mõtlesin niisugusele inimesele nagu näiteks Laura Põld. Mul on tema tööd kuidagi väga silma jäänud, kuigi need on täiesti erinevad sellest, nagu, mida ma ise teen. Aga lihtsalt seal on nagu mingi selline väga huvitav aspekt minu jaoks, mis jääb väga hästi silma. Ma arvan, et Eestis on selles mõttes nagu kahetine see olukord, et ühest küljest on nagu neid pindu, kus töid näidata, ei ole võib-olla nii palju, kui kuskil mujal oleks. Aga samas jällegi, kui võrrelda näiteks mingite, ütleme tõeliste kunstimekadega, nagu on Berliin, Pariis ja nii edasi, siis ma usun, et see konkurents jällegi on väiksem ja võib-olla isegi nagu lihtsam saada oma töid kuskile välja näitusele. Selles mõttes ma arvan, on päris hea isegi Eestis alustada. Kui rääkida nagu tööde müümisest, siis kindlasti näiteks kuskil suuremas linnas oleks ja suuremas riigis oleks see asi nagu lihtsam, aga ma arvan, et tänapäeval peamiselt läbi interneti niikuinii saab müüa, nii et neid keskkondi on tegelikult küllaldaselt. Et kui rääkida nagu kunsti ja sellisest inspiratsioonist, siis minu jaoks tegelikult on
on väga nagu suureks inspiratsiooniks olnud keskaegsed ja sellised vararenessansiaegsed tööd, et näiteks Hieronymus Bosch on nagu üks väga suur lemmik minu jaoks. Ja ma arvan, et nagu, mis mulle selliste tööde juures meeldib, on see, et iga kord, kui sa neid vaatad, siis nad oleks nagu uued. Seal on nii palju neid detaile ja selliseid asju, et see nagu alati muutub ja see pilt ise nagu elab. Et ma arvan, et ma üritasin ise ka luua selliseid pilte, mis elaks ja liiguks ja mida oleks nagu siis iga kord huvitav vaadata, et kindlasti mul ei ole nagu mingit sellist väga kindlat sõnumit, mida inimene peaks kuidagi selle pildi kaudu nüüd nagu saama, et pigem ongi just see mõte selles, et panen mingi oma mõte või mingi oma lugu kokku. Okei, et selle töö nimi on möödapääsmatu vajadus luua tähendust. Ja minu jaoks see seostub kuidagi sellise nagu vastuolulise asjaga, et ühest küljest raskem on nagu maailma kohta päriselt midagi teada või see on tegelikult väga keeruline küsimus üleüldse olnud ka läbi filosoofia ajaloo, et kas on võimalik maailma kohta midagi teada või ei ole, aga teisest küljest ei saa ka elada nii, et sa nagu otsustad, et sa mitte midagi üldse ei tea, et sa pead ikkagist looma nagu seda mingit tähendust või mingeid lugusid või asju. Ja et see on minu jaoks võib-olla isiklikult olnud nagu kuidagi selline keeruline protsess viimastel aastatel, et kuidas nagu üldse maailma tõlgendada selles valguses. Ja ütleme, mulle meeldib tegelikult kasutada alati mingeid loomakujutisi oma töödes. Võib-olla loomad nagu või loodus viitab nagu sellisele mingile ühendusele nagu mingi sellise loomulikkuse või ürgsusega. Ja läbi selle võib-olla mõtestan kuidagi ise inimese suhe nagu just loodusega on tegelikult samamoodi selline midagi vastuoluline, et kas me nagu suudame sellega kuidagi harmooniliselt koos elada või ei suuda, kas me oleme nagu osa sellest või ei ole, et see on nagu kuidagi minu jaoks need kaks teemat nagu omavahel päris tugevalt haakuvad. Ja ma arvan, et selle tõttu mulle meeldib ka väga palju kasutada selliseid nagu loomakujutisi. Eriti ütleme tänapäeval, kui me teame või vähemalt arvame, või ma usun, et see on nii, et kogu selline nagu metsik loodus on välja suremas ja siis tekibki võib-olla ka see küsimus, et kuidas see lugu nagu edasi läheb või milliseid narratiive me saame nagu sellise keskkonnakriisi pinnalt luua. Kas üldse nagu see inimese narratiiv läheb nagu edasi või ei lähe ja nii edasi. Ma arvan, et nagu umbes sellistest teemadest ma mõtlesin, kui ma seda pilti tegin. Et jah, ma nagu liiga palju ka ei tahaks rääkida. Ma arvan, et üks nagu kindlasti selline asi, mille poole võiks nagu kunstimaailmas töötada, on siis võib-olla selline nagu nii-öelda tava või mittekunsti inimese nagu lähendamine kunstile, et seal on nagu mingi väga sügav lõhe sees, ma tunnen. Ja ma ei ole kindel, et see lõhe peaks seal olema, selles mõttes, et
mu kunsti tõlgendatakse mingi sellise hästi nagu müstilise asjana ja muidugi see ongi nagu teatud meil on selline müstiline või seletamatu, aga teisest küljest nagu kuidagi mul on nagu jäänud silma, et kui suurel määral nagu osad inimesed identifitseerivad ennast kui nagu mitte kunstist arusaajana. Ja ma arvan, et tegelikult see nagu tekitab laiemalt ka maailmas probleeme, et kui inimene identifitseerib ennast sellise ratsionaalsena, et ta peab nagu kõigest aru saama või kõike kontrolli all hoidma minu poolt. Muidugi see lihtsalt tekitab võib-olla mingeid valesid otsuseid inimeste jaoks. Et kuidagi võiks rohkem ka võib-olla kunstimaailm ise nagu dekonstrueerida neid müüte, mis selle kohta käivad.